Kutsun täiskogu ette väliskomisjoni. Kes komisjonist soovib ette lugeda tööklauslid? Taani. Aitäh sõna eest, lugupeetud proua president. Loen ette väliskomisjoni tööklauslid. Mõistab hukka vastutariifide kehtestamise USA-le. Soovitab otsida uusi ja stabiilseid kaubanduspartnereid. Soovitab pakkuda Euroopa Liidu ettevõtetele madalama intressiga laene. Kutsub üles Euroopa Liidu liikmesriikidel tugevdada Trumpi administratsiooniga diplomaatilisi sidemeid. Kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles hoiuste ja investeeringute liidu eesmärke täitma. Rõhutab vajadust vähendada siseturu ülereguleerimist. Palub kiirendada digipöörde elluviimist. Delegeerib taastuvenergiaallikate kasutuselevõtu edasiseks käsitlemiseks keskkonna, kliima ja toiduohutuse komisjonile. Toetab Euroopa autotööstust rakendades tariife, maksusoodustusi. Kaitseb Euroopa autotööstust odava impordi eest kehtestades antidumpingu meetmeid, kaubandustööriistu. Kutsub üles tugevdama liitlassuhteid teiste Euroopa Liidu liitlastega. Delegeerib kaitsekulutused edasiseks käsitlemiseks kaitse- ja julgeoleku komisjonile. Soovitab edendada Euroopa Liidu tarneahelate ja tootmise koordineerimist. Soovitab täiendavalt Euroopa Liidul arendada ühtset majandus- ja kaitsevõimekuse strateegiat. Soovitab laiendada kaubandust ja tugevdada tootmist Euroopa Liidus. Delegeerib siseturu ja tarbijakaitsekomisjonil Euroopa Liidu siseturu arendamise, toetades bürokraatia vähendamist, soodustades digitaalse turu arengut. Kutsub üles USA'd ja Euroopa Liitu pidama rohkem läbirääkimisi tariifide osas. Palub tagada Euroopa kaupade ligipääsu USA turule õiglaselt ja konkurentsivõimelise hinnaga. Kutsub täiendavalt üles ettevõtteid laiendama tootmist osaliselt USA-sse. Palub mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesoleva resolutsiooni Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi presidentidele. Aitäh! Aitäh! Kes komisjonist soovib esitada avakõne? Saksamaa. Aitäh sõnaõiguse eest, proua president. Head täiskogu liikmed, saalis viibijad ja muud kuulajad. Me koguneme ajal, mil Ameerika Ühendriikide ettearvamatu poliitika seab Euroopa Liidu silmitsi tõsiste majandus- ja strateegiliste väljakutsetega. President Trump ei kõhkle kasutada oma majandusvõimu ühe suurima kaubanduspartnerina, et survestada meid allkirjastama lepinguid, mis ei teeni tegelikult Euroopa huve. See olukord mõjutab otseselt meie ettevõtteid, töötajaid ja tarbijate ostuvõimekust.
Euroopa Liidu sõltuvus väliskaubandusest on muutunud haavatavaks. Euroopa autotööstus seisab silmitsi kasvavate tootmiskulude ja USA imporditariifidega, mis ohustavad töökohti ja investeeringuid. Siseturg on koormatud liigsest bürokraatiast, mis aeglustab uute tehnoloogiate, sealhulgas digilahenduste ja taastuvenergia kasutuselevõttu. Kui me ei tegutse nüüd, võivad Euroopa ettevõtted jääda globaalses konkurentsis maha, samal ajal kui meie ringmajanduse eesmärgid jäävad täitmata. Meie resolutsioon seab selged prioriteedid. Euroopa Liit peab kiiresti kindlustama uusi kaubanduspartnerlusi ja andma ettevõtetele taskukohase kapitali hankimise võimalusi, et investeeringud ei peatuks. Autotööstust tuleb kaitsta sihipäraste tariifide ja maksusoodustustega, samal ajal kui antidumpingu meetmed tagavad õiglasema konkurentsi USA turul. Tarneahelad ja tootmine tuleb koordineerida nii, et kriiside ja ettearvamatute tariifide mõju oleks minimaalne. Digitaalse turu ja siseturu regulatsiooni optimeerimine tagab, et Euroopa ettevõtted suudavad kasvada ja innovatsiooni ellu viia. Kallid kolleegid, see ei ole aeg passiivseks ootamiseks. Euroopa Liit peab tegutsema otsustavalt, et kaitsta oma ettevõtteid, töötajaid ja kodanikke, et säilitada konkurentsivõime ning tugevdada oma strateegilist iseseisvust. Meie vastutus on kujundada tulevik, kus Euroopa Liit on tugev, läbimõeldult seotud maailma juhtivate majandustega ning valmis eesseisvateks väljakutseteks. Tegutsedes täna tagame, et Euroopa Liit ei jää ainult reageerima, vaid kujundab oma tulevikku ise. Aitäh! Aitäh! Delegaat võib naasta oma kohale. Resolutsioonile on laekunud muudatusettepanek sätte number 19 kohta. Ettepanekuks on jätta välja terve säte. Palume kõnepulti muudatusettepaneku esitaja Toni Tristel Lauriko. Aitäh sõna eest, austatud president. Kallid saalisviibijad, minu ettepanek on kustutada väliskomisjoni säte number 19, mis sõnab, et Euroopa ettevõtted peaksid laiendama tootmist USA-sse. Minu arust ei lahenda see püstitatud probleemi, milleks oli Euroopa Liidu väiksem konkurentsivõime USA turul. Ettevõtte osalisel kolimisel peame tegema ikkagi koostööd USA ettevõtetega, mis pikas perspektiivis pole majanduslikult kasulik. Ettevõtted, kes on juba konkurentsivõimelised USA turul, suudavad seal toota ning ettevõtted, kelle konkurentsivõimekust peame suurendama, ei tasu tootmine USA-s ennast ära. Nad toodavadki Hiinas või Vietnamis, kus on tootmine 10 korda soodsam ja odavam. Ning loomulikult on välisturul raskem konkureerida ning ettevõtete kolimine ning tootmise kolimine ei aita konkurentsivõimelisem olla USA toodetega ning tariifide vähendamist. Saan aru kontseptsioonist, et Euroopa tootjatel pannakse külge justkui silt Made in USA ning Trump on öelnud, et sel juhul vähendab tariife Euroopa Liidu ettevõtetele. Kuid me ei saa usaldada Trumpi täielikult iga väljaütlemisega. Näiteks on ta öelnud, et Ukraina sõjas on USA toetus võrreldes Euroopa Liidu toetusega mitu korda suurem, kuid see on faktiliselt väär. Ning tuletame ka meelde, kus ta ütles, et lõpetab sõja Ukrainas alguses 24 tunniga ning siis 3 päevaga, kuid sõda ikka kestab. Ning me ei saa jääda Euroopa Liidus USA pilli järge tantsima. Aitäh teile! Aitäh! Palun muudatusettepaneku esitajal jääda kõnepulti. Täiskogul ja komisjonil on nüüd võimalik delegaadile muudatusettepaneku kohta küsimusi esitada. Selleks palun pange end kõnejärjekorda. Hispaania 86, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Kas delegaat ei leia, et president Trumpi jaoks ei ole tähtis see reaalne tegu, vaid pigem see žest, millega Euroopa Liit näitab, et ta tahab töötada USA-ga? Aitäh sõna eest, proua president, ja aitäh küsimuse eest. Me ei saa jääda ikkagi täielikult usaldama Trumpi väljaütlemise selles mõttes, et kui me lihtsalt
kolime selle tootmise juba sinna, võib ta vabalt muuta oma arvamust ja öelda, et need tariifid ikkagi kestavad. Selles mõttes, et Euroopa Liit peab ikkagi olema rohkem iseseisev, me ei saa nagu iga USA väljaütlemise peale kohe hakata niimoodi tegema. See tõstab Trumpi nii-öelda ka mõjuvõimu oma peas ning arvab, et ta saabki jääda Euroopa Liidule andma juhiseid. Aitäh. Kas kellelgi on veel soov esitada küsimusi? Kui ei ole, siis muudatusettepaneku esitaja võib naasta oma kohale. Samuti võib naasta oma kohale ka komisjon. Nüüd toimub siis muudatusettepaneku hääletamiseks, palun. Tuletan jällegi meelde, et muudatusettepaneku poolt saab hääletada ainult poolt või vastu. Erapooletuks jääda ei saa. Näen, et on tõusnud privileegikaart. Saates sõna. Belgia 11. Aitäh sõna eest, lugupeetud president. Kas reaktsioonikõne ei peaks olema muudatusettepanekule? Aitäh. Ja vabandan, palun komisjonil naasta oma kohtadele tagasi. Aitäh selle tähelepaneku eest. Vabandust veel kord, kes komisjonist soovib esitada reaktsioonikõne? Belgia, palun. Aitäh sõnaõiguse eest, proua president. Belgia delegaadina arvan, et antud muudatusettepanek on halb lisandus väliskomisjoni resolutsioonile. Esiteks miks me kutsume siis täiendavalt üles ettevõtteid laiendama tooteid USA-sse, on just praeguste tariifide tõttu. Ja 19. klausel mõtleb või peab silmas rohkem just autotööstusi. Kuna tariifide tõttu on hinnad Euroopa autodele USA-s nii kõrgemad, siis ei saa Euroopa kaupadel olla USA turgudele õiglane ja konkurentsivõimeline hind. See on ka kirjas meie 18. klauslis, kus me palume tagada Euroopa kaupadele ligipääsu USA turule õiglaselt ja konkurentsivõimelise hinnaga. Seega 18. klausel tegelikult lükkab terve vastu ettepaneku põhimõtte ümber. Ja lisaks, miks peaks tootma või laiendama tootmist USA-sse, on ka see, et vältida siis tariife. Ma laiendan võib-olla enda perspektiivi selle otsas. Selles mõttes Euroopa firmadel on mõttekam ehitada USA-sse enda vabrik, toota osad Euroopas, importida need USA-sse ja siis nii-öelda panna auto kokku seal. Me näeme juba Mehhiko näitel, et näiteks Mehhikos toodetakse kõik auto nii-öelda osad valmis, pannakse näiteks rongi peale, sõidutatakse mõne kilomeetri võrra edasi üle USA piiri ja siis auto pannakse kokku nii-öelda üle USA piiri ja öeldakse põhimõtteliselt, et nüüd on Ameerika auto, sellele ei ole nii-öelda vaja midagi maksustada ja see on meie enda riigi auto. Seega, miks ei võiks seda sama meetodit hakata kasutama Euroopa? Kui seda juba rakendatakse, siis me näeme juba selle sama Mehhiko näitelt, et see toimib. Seega ei ole mitte kui mingisugust põhjust, miks Euroopa ei peaks täpselt sama meedet kasutama. Aitäh! Aitäh! Ja palume nüüd komisjonil muudatusettepaneku hääletuseks oma kohtadele naasta.
Algab muudatusettepaneku hääletamine. ...36 poolthääle ja 19 vastuhäälega on muudatusettepanek vastu võetud. Palun täiskogul teha resolutsioonis muudatus. Jätta välja säte 19. Komisjon võib naasta täiskogu ette. Edasi liigume avatud küsimuste vooru juurde. Esiteks võtan küsimusi vastu klauslite kohta 1-5. Hispaania 82, palun. Aitäh sõna eest, proua president, et küsimus tekkis klausli 2 kohta, et mille järgi valite siis uued kaubanduspartnerid ja kuidas te tagate partnerite omavahelise usalduse ja koostöö? Aitäh. Kes komisjonis soovib vastata? Ungari. Aitäh sõna eest, proua president, ja aitäh küsijale küsimuse eest. Kaubanduspartnerid valitakse selle järgi, kui suur on turg, kas ja kuidas see saab asendada USA turgu. Näiteks võtame mingisugused arengumaad või arenevad riigid, kus on väga suur nõudlus Euroopa kaupade järgi ja nad on võimelised seda ostma ja siis samuti ka logistika, need tarnemarsruudid ja nii edasi. Võimalikud kaubanduspartnerid on näiteks Aafrika riigid ja India. Aitäh. Aitäh. Belgia 14. Aitäh sõna eest, austatud president. Te olete 3. punktis toonud välja Euroopa Liidu ettevõtete madalamad intressilaene. Miks ja mida see lahendab? Kes komisjonis soovib vastata? Rootsi, palun. Aitäh sõna eest, proua president. See käib siis selle konkurentsipunkti kohta ning Trumpi ettearvatamise kohta. Et see asendaks Euroopa Liidu siseturgu ja tegeleks siis selle probleemiga, kuidas me oleme jäämas USA turust maha ja keskenduks just sellele, et Euroopa siseselt tegeleda probleemiga. Aitäh. Holland 21, palun. Aitäh sõna eest, lugupeetud president. Küsimus on siis probleemlahendusklausel 1 kohta, mis siis mõistab hukka vastutariifide kehtestamise USA-le. Küsimus siis tekkis selle osas, et kui te olete juba probleemides ära märkinud, et Euroopa Liidus esinevad lõhestumist, mis on tingitud eri vaadetest tariifidele, kuidas te plaanite siis jõuda mingisugusele nõusolekule, et kuidas need kehtestatud tariifidele vastata? Et kõik Euroopa Liidu riigid ei vasta ju samamoodi sellele ja Euroopa Liidu riigid ei oleks nõus vastama samamoodi. Aitäh. Kes komisjonis soovib vastata? Slovakkia. Aitäh sõna eest, proua president, et üldsegi miks me mõistame hukka vastutariifide kehtestamine on see, et me ei taha kaubandussõda. Saame aru, et tariifid mõjutavad riike erinevalt ja väga erinevalt.
Aga siin ongi oluline, et me lepiksime kokku ja räägiksime läbi ja me teeksime kindla plaani, kuidas me nendele tariifidele vastame. Et me oleme enda eelnõus välja toonud, et me oleme nõus tariife kehtestama, aga vaid oma kaitseks. Et teie küsimusele otsene vastus, siin ei olegi muud lahendust kui läbirääkimine ja siis konsensuse leidmine. Et me peame arvestama ikkagi kõikide huvidega ja me ei taha suurt kaubandussõda, vaid tahame kõigile parimat varianti leida. Aitäh. Holland 25. Aitäh sõna eest, proua president. Et nimelt tuleb küsimus 4. klauseli kohta, et miks just Trumpi, sest et me oleme ajalooliselt näinud, et tegu on väga ebastabiilse juhiga, kes ühel hetkel võib otsustada tegelikult seda, et ta ei mängi meiega enam liivakastis. Sellest tulenevalt tekib küsimus, et kas ei sea meie julgeolekut tohutult ohtu, kui me tugineme veel rohkem USA-le kui praegu? Aitäh. Vastada saab Belgia. Aitäh sõnaõiguse eest, proua president. Ja põhimõtteliselt, ma ei kuulnud küsimust, et kas seda saaks korrata. Delegaat võib küsimust korrata. Aitäh küsimuse eest, proua president. Nimelt, küsimus oli 4. punkti kohta. Miks just Trumpi ja seda kogu valitsust, sest me oleme ajalooliselt näinud, et tegu on väga ebastabiilse inimesega, kes ühel hetkel võib otsustada, et tema enam meiega liivakastis ei mängi. Nimelt, kas see ei sea tegelikult veel rohkem Euroopa Liidu julgeolekut ohtu, et me tugineme veel rohkem USA-le? Aitäh. Belgia võib vastata. Aitäh jällegi sõnaõiguse eest, proua president. Ja miks üldse peaks siis tugevdama Trumpiga administratsiooniga diplomaatilisi sidemeid, ongi sellepärast, et ta on võib-olla etteaimamatu ja ongi see, et nii-öelda tugevdada temaga sidemeid, et nii-öelda me oleksime temaga rohkem seotud, et nii-öelda me ei oleks võib-olla talle nii nii-öelda, ma otsin nüüd head sõna, nii asendatavad võib-olla on hea sõna, et me näeme, kuidas Trump teeb kaupa või nii-öelda teeb koostööd Hiinaga näiteks. Et Hiinaga on neil vägagi stabiilne koostöö ja see ongi sellepärast, et Trumpil ja on Hiinaga vägagi head diplomaatilised suhted. Seega loogiliselt järeldades võiks arvata, et kui Euroopa Liidul on Trumpiga sama hea nii-öelda diplomaatilised suhted, siis Trump ei ole nii ebastabiilne, arvestades Euroopa Liidu situatsiooni praegusel hetkel. Aitäh. Aitäh. Ja viimase küsimuse klauslit 1-5 kohta küsib Hispaania 81. Aitäh sõnaõiguse eest, proua president. Küsimus on 4. klausli kohta. Mis viisil soovib siis väliskomisjon tugevdada liikmesriikide suhteid Trumpi administratsiooniga, kas siis näiteks samamoodi kalleid kingitusi tehes, nagu oleme näinud mõne Lähis-Ida riigi puhul? Aitäh. Ungari. Aitäh sõna eest, proua president, ja aitäh küsimuse eest. Diplomaatilisi suhteid saab tugevdada mitte mingil muul viisil kui diplomaatilisel viisil. See tähendab pidada rohkem läbirääkimisi, kohtumisi, näidata Trumpile pilte, nagu talle meeldib, suhelda lihtsalt, sest me ei taha kakelda, me tahame suhelda. Ja diplomaatiliste suhete tugevdamiseks muud viisi ei olegi, kui lihtsalt läbi rääkida ja jõuda kokkuleppele, konsensusele, mida me tahamegi. Aitäh. Aitäh. Ja nüüd saab küsida küsimusi klauslite 6-11 kohta. Sõna saab Holland 22. Ja aitäh sõna eest, lugupeetud president. Minu küsimus on klausli number 6 kohta, et millised on konkreetsed näited ülereguleerimisest ja mida soovite vähendada? Aitäh. Kes komisjonis soovib vastata?
julgustan kõike komisjonis aktiivselt osalema. Kas delegaat saaks oma küsimust korrata? Ja aitäh sõna eest, lugupeetud president. Minu küsimus oli klausli number 6 kohta. Millised on konkreetsed näited ülereguleerimisest ja mida soovite vähendada? Rootsi. Aitäh sõna eest, lugupeetud proua president. 6. küsimuses on mõeldud siis erinevaid reegleid. Konkreetsed näidet kahjuks hetkel ei oska tuua, kuid erinevaid reegleid, mis on levinud siis üle Euroopa siseturu ja me rõhutame neid vähendada, sellepärast sest seal on hetkel väga palju konflikte ning erinevaid liigseid rääkimisi, mis saaksid minna siis teistele suurematele probleemidele. Aitäh! Aitäh! Holland 23. Aitäh sõna eest, austatud president. Et ma sooviksin küsida lahendusklausli 7. kohta, mis räägib siis digipöörde elluviimisest. Et mul on 3 küsimust, et mis see digipööre on, kellele see suunatud on ja kuidas seda siis rohkem ellu viia? Komisjoni peab kõigile 3 küsimusele vastama, valige üks. Slovakkia. Aitäh sõna eest, proua president. Kas saadik tahab äkki valida välja ühe, millisele tahab vast? Jah, tuletan meelde, et küsida saab korraga ainult ühe küsimuse. Delegaat võib valida ühe. Aitäh, et mis asi see siis on? Slovakkia võib vastata. Mis on digipööre? Me mõtleme selle all seda, et me oleme paljudes teistes riikides, kaasa arvatud Ameerikast, jäänud väga maha näiteks tehisaru ja siis uute siis nagu nende leiutiste nagu arendamises. Et on väga oluline, et me jääksime nagu konkurentsivõimeliseks, et meist ei jõuaks teised riigid niivõrd palju ette sellest. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes tähendabki, et me jääme siis nende peale lootma ja meil kaob jällegi näiteks läbirääkimistel üks asi, millega me saame nagu oma kasuks läbi rääkida ära. Aitäh! Aitäh! Hispaania 84. Aitäh sõna eest, proua president. Minu küsimus on samuti 6. punkti kohta. Mina küsiksin, et kuidas plaanite viia neid, 7. punkti kohta on küsimus. Et kuidas plaanite viia neid digipöörde siis meetmeid ellu? Julgustan kõigi komisjonis aktiivselt vastama. Prantsusmaa, palun. Aitäh sõna eest, proua president, et me suuname sinna rohkem raha, räägime sellest rohkem, investeerime ja laseme investoritel sinna rohkem investeerida. Aitäh. Aitäh. Läti 52. Aitäh sõna eest, proua president. Küsimus oleks siis punkti number 14 kohta. Mida täpselt annaks siis Euroopa Liidule juurde ühtne majandus- ja kaitsevõimekusstrateegia? Aitäh. Slovakkia võib vastata. Aitäh sõna eest, austatud proua president. See tähendaks seda, et me ei oleks nii killustunud siis, kui näiteks uued tariifid tulevad. Et need mõjutaksid meid võrdsemalt, et ei oleks nii, et ühele mõjuvad need näiteks väga palju, mõnele mõjuvad vähem, et me oleksime ühtsamad ja saaksime siis paremini nagu nende siis tagajärgedega hakkama. Et Euroopa Liit ongi üks tähtis sõna on ühtsus ja mida ühtsem me oleme, seda tugevam me oleme. Aitäh. Aitäh. Viimase küsimuse klauslite 6-11 kohta küsib Saksamaa 102.
aitäh sõna eest, proua president. Mina sooviksin ka küsida number 7 kohta, et sooviksin täpsustada, mis valdkonnas on vaja digipööret. Aitäh. Saksamaa. Aitäh sõna eest, proua president. Sellele on väga lihtne vastust. Me soovime arendada digipööret kõikides eluvaldkondades ja leiame, et kõige parem lahendus on arendada siis jah, tehnika tootmist ja õppimist. Võiks näiteks teha uusi ülikooli-kavasi, leida uusi õpetajaid valdkonna kohta, teha rohkem koolitusi ja tutvustada ka teemat rohkem noortele, et me saaksime siis need tuleviku IT-inimesed kasvatada endale nii-öelda. Aga jah, vastus küsimusele ongi, et kõikides aspektides soovime arendada digipööret. Jah, aitäh. Aitäh. Ja nüüd saab küsida küsimusi klauslite 12–20 kohta. Itaalia 32. Aitäh sõna eest, lugupeetud proua president. Minu küsimus käib 13. lahendusklausli kohta ning sooviksin küsida, kuidas te kavatseksite edendada Euroopa Liidu tarneahelate ja tootmiste koordineerimist? Kes komisjonis soovib vastata? Ungari. Aitäh sõna eest, proua president, ja aitäh, kallis küsija, selle küsimuse eest. Tarneahelate ehk siis logistilise aspekti koordineerimist võib arendada jällegi koostöö läbirääkimiste kaudu Euroopa Liidu siis liikmetega ja liitlastega. Kui te ei saa täpselt aru, mida tähendab need tarneahelad, siis see on, kuidas kaubad liiguvad igal pool, mitte ainult Euroopa Liidu sees, vaid ka väljaspoolt ja väljaspoole, mis tähendab, et ei oleks liigseid kulusid mingite suvaliste kaubandusteede jaoks, vaid kõik Euroopa Liidu kaubad liiguksid kokkulepitud kaubandusteede ja tarneahelate kaudu. Aitäh. Aitäh. Leedu 44. Lugupeetud proua president, mul on küsimus lahendusklausli 17 kohta, et kas need läbirääkimised ka päriselt lahendaks midagi, kui on korduvalt juba välja toodud Trumpi hetketujud ja teiseks Euroopa Liit ei ole ühtne tariifide küsimuses ning ei soovi võib-olla ühtselt reageerida. Aitäh. Prantsusmaa. Aitäh. Nagu me juulis, kui te mäletate, sai Trumpi delegatsioon ja Euroopa Liidu von der Leyen said kokku Šotimaal ja nad arutasid pikalt ja laialt ja väga pingeliselt läbi tariifipoliitika ja me tulime konsensusele siis. Me tahame seda jätkata ja veel rohkem Trumpiga läbi rääkida, et tuleks veel, et ta alandaks tariife ja tuleks meile vastu uuesti. Ma leian, et see on üks ainukene lahendus, mis on, mitte Trumpi veel rohkem vihasemaks teha ja meie enda majandusele, meie enda inimestele igapäevas ja kõikjal oleks palju kergem. Aitäh. Aitäh. Holland 24. Aitäh sõna eest, austatud president. Minu küsimus on siis 18 klausli kohta. Palub tagada Euroopa kaupade ligipääsu USA turule õiglaselt ja konkurentsivõimelise hinnaga. Kuidas te plaanite seda teha ja kas see üldse aitaks midagi? Aitäh. Slovakkia. Aitäh sõna eest, proua president. Austatud saadik, et me olemegi väliskomisjon, me oleme diplomaadid, meie töö ongi läbirääkimisi läbi viia ja leida siis nagu kõikidele sobivaid siis variante ja see õiglane 18, õiglane konkurentsivõimeline siis tähendab seda, et Euroopa Liidu ettevõtetel oleks samad tingimused Ameerika turul, mis on siis Ameerika iseenda oma firmadel, et meil oleks võrdne nagu mängimis selline väljak, et ei oleks mingit ebaausust.
Ja ma rõhutan veel kord, et paljud need asjad ongi lihtsalt kokkuleppimise asi, et ei ole võimalik ähvardada teist millegisse nõustuma. Aitäh! Aitäh! Saksamaa 101. Aitäh sõna eest, proua president. Küsimus on 16. klauseli kohta, kus komisjon mainib seda, et plaanivad soodustada digitaalse turu arengut. Et kuidas te plaanite seda läbi viia? Aitäh! Saksamaa. Aitäh sõnaõiguse eest, proua president, ja aitäh küsimuse eest. Nagu te näete, siis klausel number 16 algab sõnaga delegeerib. Ja me delegeerime selle küsimuse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile ehk siis IMCO-le, kes on täitsa olemas ja nemad tegelevad selle probleemiga. Aitäh küsimuse eest. Aitäh! Ja viimase küsimuse avatud voorus saab küsida Malta 61. Aitäh sõna eest, proua president. Küsiksin samuti klausli 18 kohta, et olete siin mitu korda maininud, kuidas soovite võrdseid majanduslikke tingimusi nii Euroopa Liidule kui ka USA-le, kui kuidas kommenteerite seda, et kui laseme USA-l vaid endale Euroopa Liidus tariife kehtestada ja meie USA-le vastu ei kehtesta, siis see ju ka tõstab impordihindu, millega saaksime USA-sse importida, et mis otsas see siis meie majandust stabiliseeriks ja edendaks. Aitäh! Vastab Rootsi. Aitäh sõna eest, proua president. Seesama punkt käibki siis... Kas olete kindlad, et küsisite 18. punkti kohta või mitmenda punkti kohta käis küsimus, kas ma saaks küsida üle? Oli 18. kohta. Olgu. Jah, vastab tõele, et kui me vastu tariife ei pane, siis võib see natukene ebastabiliseerida majandust, kuigi on väga palju tähtsam, et me püsiksime hetkel diplomaatilistel headel suhetel USA-ga ja kõige tähtsam asi, millele me peaksime hetkel keskenduma, ongi need suhted ning see on väärt seda, siis, et natukene siis selle majandusega tegeleda, kuna meil on teised aspektid, mis tegelevad just selle majandusega ning see punkt keskendub pigem suhetele. Aitäh! Aitäh! Ja sellega on avatud küsimuste voor lõppenud. Kas keegi täiskogust soovib esitada resolutsioonile vastukõne? Hispaania 86, palun. Aitäh sõna eest. Proua president, armas täiskogu, see resolutsioon ei saa läbi minna, sest see on äärmiselt tähtis teema ja see resolutsioon on pooleldi tühi ja pooleldi kehv. Kohe selgitan. Ma austan, et väliskomisjon teeb oma tööd, sest tegelikult see on väga raske. Te peate mängima ennustajaid, kuid tegelikult mul on 2 tähtsat pointi. Esiteks, pool resolutsiooni on lihtsalt mõteta. Selles on 3 delegeerimist, selles on 3 palvet läbi rääkimistele, kus me lihtsalt teeme seda, mis juba toimub. Ja oli 2 ja nüüd on ainult 1 vasturääkimine, kus alguses väliskomisjon 1. punktis taunib tariife, 9. punktis ja 10. punktis kehtestab neid
Ja 17. punktis palub, et me räägiksime nende kohta USA-ga läbi. See on täiesti kohutav vasturääkimine ja see ei tohi läbi minna. Selline töö ei saa olla Euroopa Liidu tasemel niimoodi tehtud. Mis on teine punkt, mis on hästi tähtis, mida tuleks öelda, on see, et isegi kui me välistame 8 punkti, mis on lihtsalt tühjad, ülejäänud punktid lihtsalt räägivad kaubandussõjast. Euroopa Liit on kaubandusliit, Euroopa Liit toetab vabat majandust ja kehtestatud tariifid ei aita mitte kedagi. Nagu väliskomisjon ise mainis, kõige lihtsam viis probleeme lahendada ja ainuke viis tihti probleeme lahendada on nendest rääkida. Ja väliskomisjon selle asemel, et algusele rääkida ja siis midagi teha, viskab meie sõpru, meie liitlasi tariifidega, mis ei aita mitte kedagi, mis segavad meid ja mis segavad ka meie liitlasi ja just paar aastat tagasi olevaid suuri sõpru. Mis on tähtis? Tunnete, see on protektsionismi lõhn. Ja protektsionism kunagi ei ole hea. Jah, see on äärmiselt meeldiv asi, mida kehtestada. Me ütleme, jah, me kaitseme, jah, meil on tähtis oma turg, me hakkame arendama, make Euroopa, great again, vabandust. Me ei räägi ju Trumpist. Me oleme Euroopa. Me peame olema mõistlikud. Me peame näitama maailmale, kuidas sellistes olukordades tuleks käituda. Ma rõhutan, pool resolutsiooni on tühi delegeerimine ja tühi palvetamine ja pool resolutsiooni on lihtsalt kahjulik. Nii tähtsal teemal kirjutatud resolutsioon peab olema kirjutatud uuesti. Niimoodi, et oleks rohkem selliseid punkte nagu 2, nagu punkt 3, mis räägib reaalsest lahendusest. Me pakume väiksema intressiga laene. Resolutsioon, mis räägib Euroopa majandusest ja Euroopa välissuhetest, peaks rohkem pakkuma faktilisi lahendusi. Selle tõttu ma väga loodan, et praegu väliskomisjon suudab selgitada meile, miks need punktid, mis jäid praegu üle, mida mina ei maininud, miks nemad on nii tähtsad, et nende resolutsiooni eest ikkagi tuleks hääletada ja mitte saata seda uuesti töösse. Palun, hetkel tuleks hääletada selle vastu. Aitäh! Aitäh! Delegaat võib naasta oma kohale. Kes komisjonist soovib esitada lõpukõne? Rootsi. Aitäh põranda eest, lugupeetud proua president ja kaaskuulajad. Rootsi delegaat soovib hetkeks tähelepanu pöörata 13 probleemile, mille me oleme välja toonud. Ilmselgelt on Trumpi tariifid mõjutanud tohutult Euroopa Liidu poliitikat. Avades ükskõik mis uudisteportaali on üks esimestest asjadest, mida sa näed, on Trump ja tariifid. See on ilmselgelt probleem, millega peab tegelema. Vastukõne tõi meile välja umbes 4 punkti. Esimene neist räägib, et läbirääkimine on justkui mõttetu, et pool meie sellest välja toodud lahendustest on mõttetud, sest nad on läbirääkimised. Hiljem toob ta ise välja, kui tähtis on see, et me räägiksime läbi, kui tähtis on see, et me tegeleksime antud probleemidega ja et ainuke viis, kuidas nendega tegeleda, on rääkida läbi. Läbirääkimised on täpselt väliskomisjoni ülesanne ja see on see, millega me peaksime tegelema. Mul on kahju, et vastukõne ei soovi mitmekesisust. Me ei saa ju lihtsalt mitte teha tariife või lihtsalt teha ainult vastutariife. On vaja mitmekesisust ning on vaja mitmeid variante. Oma esimeses lahenduses toome välja, kuidas me ei taha otseseid vastutariife teha vastusena USA tariifidele. Hiljem toome välja, et vajadusel teeme tariife siis, kui need tulevad mingitel teistel põhjustel, seda siis lähitulevikus. Me nõustume täiesti sellega, et Trumpi administratsioon võib olla ettearvamatu ja et ta võib tuua siis ettearvamatuid üllatusi. Me nõustume sellega, kuid me arvame, et need läbirääkimised on endiselt vajalikud. Me arvame,
et kõikide need läbirääkimised, mida me peame, mis on tõesti pool meie toodud lahendustest, see ei tähenda, et meie lahendused on tühjad, see tähendab seda, et me tegeleme just sellega, millega meil on vaja tegeleda, mis on läbirääkimised. Meil on ka teisi viise, mida me teeme. Me toetame Euroopa Liidu siseturgu maksusoodustustega. Samuti toob vastukõne välja, kuidas meie delegeerimine on justkui mingi tühi lahendus. See ei vasta ju tõele. Delegeerimine on üks asjadest, mida lahenduste osas teha, sellepärast sest selle asemel, et sõltuda ainult väliskomisjonist, me kutsume appi ka teisi komisjone, et näha päris mingit muudatust ja päriselt mingeid probleeme lahendada. Me tahame ju reaalset tulemust ja me tahame päriselt midagi teha. Lisaks hoiame me tihedat suhtlust ja peame neid läbirääkimisi. Kõik meie probleemid on toonud ju otsesed lahendused. Me toome teie ette 20 19 erinevat lahendust pärast muudatust. Umbes 8 neist on läbirääkimised põhjusega. Sellepärast nagu ma olen juba väga palju rääkinud. Me tõepoolest oleme häiritud nendest tegevustest, mida Trump meie ees teeb. Me oleme häiritud nendest tariifidest, kuid selle asemel, et edendada kaubandussõda, me üritame leida kompromissi, me üritame pidada arutlusi ja me üritame leida mingi õige lahenduse, mis päriselt lahendab meie probleemi. Ma tõesti ei saanud aru, miks vastukõne arvab, et me edendame kaubandussõda, kuid kõik need 19 lahendust, mis me toome, on ju otsesed lahendused sellele. Me oleme rääkinud väga pikalt nendest lahendustest ja põhjendanud need väga tihti ära ja ma loodan, et täiskogu küsis kõik küsimused, mis teil oli vaja küsida. Seega, kui täiskogu ei soovi kaubandussõja eskaleerimist, on resolutsiooni poolt hääletamine absoluutselt vajalik ja te peaksite seda kohe kindlasti tegema. Aitäh! Aitäh! Palume komisjonil hääletuseks oma kohtadele naasta. Algab hääletamine resolutsiooni vastuvõtmise üle. Hääletada saab poolt, vastu või jääda erapooletuks. – 24 poolthääle, 26 vastuhääle ja 5 erapooletuga ning esimeeste heakskiiduta on resolutsioon tagasi lükatud. Aplodeerimine ei ole päevakorras.